Tennise podcasti Matchpall toob teieni Tallink. Tere tennisesõbrad, Matchpalli podcast on jälle eetris. Ilma pikema sissejuhatuseta juhatame tänased saatekülalised sisse, sest pole mõtet üle korrata, et tennist endiselt maailmas ei mängita, aga tennise jutud siinkohal ei peatu. Meie tänaseks saatekülaliseks on tegelikult lausa kaks inimest. Kaugelt Londonist on meiega ühinenud Jaak Põldmaa. Tervist! Tervist! Tallinnast on Jürgen Zopp. Tere! Ja endiselt on minuga kaassaatejuhi rollis Riho Kallus. Tere, Riho! Tervist! Tšau! No ilmselt ei vaja tutvustamist Jaagu nimi, võib-olla CV-st mõned märksõnad. Juunioride endine maailma 14. number, 9 korda Eestit Davis Cupil esindanud vanaisa Evald Kree, ema Aita Põldmaa, kui CV lühidalt kokku võtta, ja Jürgeni parimad saavutused me loodame, et on alla sees. Eks ju, Jürgen? Jah, minevikust vist midagi mainimist ei vääri. Selle mineviku juurde me vast selle tunni aja jooksul jõuame. Räägi, Jaak, kõigepealt Londonis, kuidas hetkel olukord on selle koroonaga? Üldiselt on, ega korra peaks päevas välja minema vist, et võib minna trenni tegema või toidupoodi ja mingid businessid on lahti, mis on need kõige olulisemad asjad. Aga nagu tänavatel mingid politsei või mingid sõjaväge või kedagi sellist ei kontrolli, nii et selline suht nagu vaikne lihtsalt on, aga mingid väga nagu maailma lõputunnet ei ole sellest, aga siin on päris palju ikkagi on see suremuse arvud ja numbrid ja inimesed on hästi haiged, nii et selles suhtes, et seda teiste Euroopa riikidega võrreldes on päris palju, nii et aga mul nagu et töö läheb edasi ja inimesed lihtsalt istuvad kodus põhiliselt. Tänavad ja metrood on tühjad või? Ega ma ei käi ringis eriti, ma ei tea, aga minu arust inimesed käivad ikkagi tööl vist, nii et minu arust metrood sõidavad mingid peatused ja et nad peavad tööle saama sellest. Aga ma ei ole kindel, ma nagu ei ole eriti seda ise seal käinud. Aga enne kui tennisejuttude juurde tuleme, nimetame ära, et Matchpalli saade on ka nüüd andnud oma panuse, et koroona testimine ikka edasi läheks ja meie kaassaatejuht Riho Kallus on osa statistikast. Räägid äkki oma eilsest kogemusest? Soovitan soojalt kõigile äärmiselt meeldiv kogemus. Mind juhuslikult valiti kuidagi juhuvalimi järgi koroonatesti tegema. Ma eile käisin ja torgati siuke 20-sendine ora mõlemasse nina auku, nii et see ei olnud üldse meeldiv, aga tulemus oli kahjuks negatiivne või õnneks negatiivne. Aga kuidas see kõne helistati sulle, et kuule, et kas sa tahaksid või? Mulle saadeti sõnum, et mitte kas mind saadeti, et mind valiti välja ja saadeti sõnum, et tulge palun tehke testi, pidi mingisuguse vormi ära täitma ja siis kutsuti tegema. Okei. Aga teised mehed olete terved kõik või? Väliselt küll, jah. Jah, täpselt nii, jah. Seesmiselt katki? Ei, vast nii ei ole. Ei ole testile kutsutud ja aga jah. Ütleme nii, et sümptomeid ei ole. Jah, sama siin. Aga tahaks küll mängida ilmselt. Tahaks, on ju? Jaa. Aga kaevame natuke ajaloos. Jürgen ja Jaak, kaua te teineteist tunnete ja meenutage seda esmakohtumist? Ma arvan, tunneme ikka üle 20 aasta juba. Ma arvan, ma ei tea, 7-8 aastaselt, ütleme, kui me kohtusime esimest korda äkki nendel E-kompleks võistlustel. Ma ei tea, hakkasin võistlema 8 aastaselt seal. Ja, ma arvan midagi sellist. Ja olete ühendusse jäänud? Esimest korda nägin nüüd seda siin. Esimest korda nägin, miks sa mulle 10 aastat kirjutanud? Jah, ikka. Teid seob üks ühine hobi, mis sai vist alguse Jaak sinust. Mängite kitra koos? Ja, me nüüd oleme siin eriti koroona ajal hästi palju koos pilli mänginud, aga ja juba mitu aastat tegelikult. Kunagi ammu tegelikult üks hea sõber oli veel, on väga musikaalne, Sven Käsper mängis ka tennis. Ja siis kunagi, siin hakkasime, ma arvan, 20-ndates vaikselt ise ka pilli õppima mõlemad.
enamasti kitarri ja siis nüüd on päris mõnus tegelikult, kui nädalavahetustel või midagi saab koos vaata, mängida ja õppida asjadest rääkida, et see on selline uus asi, hea tegevus. Millal bändi teete? Jaak juba teeb vaikselt siin Londonis. Käib bluusbaarides mängimas, nii et räägi. Ei, selles ma nagu hakkasin nüüd mingi eelmine aasta vaikselt mingite sõpradega, siin on nagu mingi bluusbaarid, lähed kohale ja võtad oma pilli kaasa ja mängite koos, eks ole, siis kuna bluus on nagu suht siuke standardne, sa saad koos jammida suht kiiresti. Aga ma arvan, et Eestis, ega me oleme siin mingi pulli pärast kunagi ikka mingi sõprade sünnipäeval kunagi, vaata, Miku sünnipäeval, Mikk Irda, eks oli ju teil siin podcastis. Kunagi tema sünnipäeval tegime pulli ja vahel ikka kuskil midagi olen mänginud, et võib-olla nüüd tulevikus saab midagi tõsisemalt kuskil korra esineda, aga ega mingit muusikalisi plaane küll ei ole, karjäärivahetust veel ei tule. Tenniseliidu aastalõpupidu? No räägin, jah, vaatad. Sa, Jaak, oled kohe avalikult kuskil klubides mänginud? No sellest ei ole nagu ega keegi mul ei maksa selle eest, aga siin on nagu põhimõtteliselt mingid klubid, bluusiklubid või muusikapaarid, klubid, kus sa lähed ja siis esined laval ja inimesed joovad ja sa mängid pilli ja laulad ja mis iganes, et seda küll, jah. Ja kui ma käisin sügisel Jaagul Londonis külas, siis ma õnnestus filmida seda asja, et see on niimoodi, et inimesed tulevad sinna kokku ja igaüks siis paneb nii-öelda see, kes seda õhtut seal juhib, siis paneb kirja, et kas ta tahab laulda, ma ei tea, trumme mängida, bassi, kitra, suupilli, mõni oli seal. Et siis, ja siis järsku kutsutakse nagu lavale ja see, kes on ennast nagu, see seltskond ei ole eelnevalt nagu midagi kokku leppinud, aga see, kes on nagu ennast pannud kirja lauljana, see siis valib 3 lugu, mis ta teeb ja siis nii-öelda ütleb selle helistiku nendele teistele pillimeestele ja siis pead olema nagu võimeline jämmima nendega koos. Aga Jaak, sinu... Enne kui edasi läheme, et ma olen täielik amatöör ja harrastaja, et selles suhtes, et ma loodan, et see nüüd mingid pealkirjast ei tule, et... Suudad sa niimoodi jämmida, et sulle öeldakse lugu ja sa lähed paned ilma noodita või? No kuule, väga niimoodi minimaalselt ja selles suhtes, et mingid teatud osi niisugused mängid kaasa, seda saab hakkama küll aga et mingid, et pigem ikkagi me oleme tennisistid, ma saan aru, kes räägivad natukene oma hobist kui muusikast, mitte vastupidi, ma olen. Aga Jaak, räägi, sinu tennisekarjääri lõpust on omajagu aastaid möödas, mis ametimees sa praegu oled? Ma olen advokaat Londonis sellest, enamasti tegelen rahvusvahelise arbitratsiooniga. Ja kaua sa oled seda teinud? Ma hakkasin, sest ma olen nagu USA-s, ma olen siis New Yorgi ja Londoni või Inglismaa advokaat, siis et ma alustasin 2014 nagu ühinesin oma firmaga New Yorgis ja siis ma töötan, meil on office'id üle maailmas, ma töötan nüüd Londoni office, ma olen olnud kuskil, see ongi mingi 5 aastat oma firmas. Jah, kuskil seal maal oma karjääriga. Aga too mingi näide, milliseid juhtumeid sa pead lahendama? Eks see sõltub selles suhtes, et praegu enamus mu tööst on olnud nagu rahvusvaheline arbitratsioon, et selles suhtes, et kui on mingid rahvusvahelised firmad, kellel on näiteks mingi koostööprojekt ja siis tülide lahendamise asemel, et minna mingi kindla maa riigikohtusse, nii-öelda lahendatakse see probleem siis mingi nii-öelda neutraalsete arbitraatorite ees selles suhtes. Ja tavaliselt see on mingi lepingupõhised asjad ja siis selle tulemusena on mingi rahasumma või mingi selline asi, mida saad hiljem kuskilt siis kohtusse anda, et see sisse nõuda. Ja siis tihti ongi, kas on mingid energia, õli, tehnoloogia, mingid suured lepingud, et pigem mingi suurte firmade vahelised lihtsalt lepingupõhised tülid. Reisid sa ka oma töö tõttu palju? Vahel ikka, aga õnneks ei pea palju reisima, ma ei ole mingi suur reisimise fänn pärast tennise mängimist. Nii et ei ole õnneks mingi väga palju reisimist. Aga need kohtuistungid toimuvad siis Londonis või? Tihti on, see istung võib lõpuks tegelikult toimuda ükskõik kus kohas selles suhtes, et tihti, aga mingi London, New York, Genf on tihti nagu need põhilised siuksed Pariis, kus need istungid nii-öelda peetakse, aga nad ei ole nii pikad ka, et istung võib-olla üksi on mõned päevad lõpus, nädal, midagi sellist. Millal sa viimati reketi kätte võtsid?
hea küsimus, ma ei mäletagi praegu, oota, ma mõtlen. Ma mängisin vist siin Londonis, mängisin tennist Kristjan Piilmaniga äkki või Markus Popsiga, siin meil teised need vanad tennisesõbrad, võib-olla mingi paar kuud tagasi. Või rohkem ikka, või mis iganes, ma ei tea, kaua me oleme olnud siin karantiinis. No igatahes see aasta olen mänginud. Sa midagi tennisekarjäärist igatsed ka taga? Ma arvan, sõpradega võistlusel olemist. See on alati pullis selles suhtes, et seda ikka igatseb. Treeni tegemist? Võistlemist igatsen, ma arvan, selles suhtes tegelikult, kui see mäng pihta hakkab, siis on päris lahe. Aga otseselt treeni tegemist ei igatse. No te olete Jürgeniga peaaegu sama ealised, sa vist oled aasta vanem. Oled sa heietanud viimastel aastatel mõtteid, et kui sama vanad või? Et oled sa heietanud mõtteid, et kui oleks jätkanud, mis siis oleks saanud? Kusjuures ei ole üldse. Ma ei ole heietanud ja ei ole kunagi niimoodi mingid kahetsusi selles suhtes ei ole. Aga muidugi ma tean, kui ma oleks olnud. Aga ma ei ole niimoodi küll, ma ei ole eriti mõelda. No sul oli ju, Jaak, sul oli ju see randmevigastus, sa olid kui vana, sa olid 18 või? Vist jah, 17-18 hakkas vist, see oli see vasak. See oli vist nagu selles mõttes raske aeg sul tennise mõistes või? Nojah, selles suhtes, ma ei tea lõpuks, ega sellepärast läksin USA-sse, ma arvan, et ma ei tea nüüd vaata kogu elu ju nagu asjad oleks siis juhtunud, mis, et selles suhtes ma ei mõtle, ma ei vaata tagasi ja nagu, et seal midagi lõppes, lihtsalt see on nagu osa karjäärist, osa, kuidas elu on läinud. Aga me pärast mängisin küll tegelikult, ma läksin ühe käe tagage peale, isegi siis ma arvan, et tase oli tegelikult mingid hetked oli täitsa normaalne ja ega kunagi tagakäega mu midagi, see ei olnud mu relv ega enne ka selles suhtes, et Jürks võib öelda, et ikkagi, ma ei tea, kas mu mäng muutus palju Jürks, kui ma vahetasin. Ei olnud, sa ju võitsid selle, ma arvan, sa võitsid selle Saaremaa Futuresi ju. Yeah. See oli sul üks parimaid tulemusi selles mõttes ja seal sa lõid juba ühe käega tegelikult ju. Jah, ma arvan, seal mingid muud asjad võisid tennises pigem, mida ma võib-olla piisavalt ei arendanud või näinud vaeva, näiteks võib-olla serv või mingid siuksed asjad, miks Jürks hakkas palju kiiremini näiteks mingi hetk edukamaks minema meesteklassis sellest, et võib-olla mingid muud osad mu mängus ka ei olnud piisavalt tugevad, mitte ainult selle vigastuse pärast. No sinu vanu intervjuusid lugedes jääb küll mulje, et sul oli väga kange soov sinna profikarusselli ükskord ikkagi pöörduda ja pärast ülikooli lõpetamist samuti. Mis hetkel sa aru said, et võib-olla tuleks mingit teist teed minna? Ma arvan, mingi hetk ülikoolis, ma arvan, oligi esimene aasta, ma veel mõtlesin, et võib-olla ma lähen profiks, siis ma kaalusin, kas minna profiks või koolis edasi käia. Ja siis mingi hetk, ma arvan, ma lihtsalt nagu küsisin iseendalt, nagu, et kas ma tahan seda võib-olla teha nagu oma karjäärina või järgmised, ma ei tea, mitu aastat. Ja ma arvan, et kuidagi tundis, sees oli mingi vastus nagu olemas, et ilmselt see ei olnud see, mis mind see hetk, mis mind tõmbas või mis nagu tegelikult, mis ma tahtsin teha ja siis põhimõtteliselt, eks ma arvan, ma siis nagu otsustasingi. Korra veel ma kaalusin, kui ülikooli läbi, ma arvan. Me vaatame, Jürks mängisime Davis Cupi vist. 2012? Poolaga? Ei, ma mõtlen, oli Poolaga. Ja kodus mängisime kellegi vastu, Luksemburgiga. Siis ma veel tegin korralikult trenni ja ma nagu korraks vormali ka täitsin. Ma isegi võib-olla võtsin Jürksi ühe seti, võitsin isegi äkki kuskil trennis. Suurim saavutus. Aga ma arvan ikkagi juba, ma siis tundsin, et seal olid mingid muud, mida tahtsin midagi muud teha või kuidagi ennast teistmoodi proovile panna. Sinu ITF-i profiili järgi oli su viimane matš 2012 Poola vastu Jerzy Janovitsiga. Esimese seti kaotasid 0-6, teine 6-7. Jürks, kui räägib ära, kuidas esimene set oli. Või kui sa mäletad? Ja esimene set jah, läks kiiresti 6-0 ja siis. Aga sa mäletad, ma kutsusin sind, lõpuks ma olin nii hädas, et ma pidin sind kutsuma appi. Jaak ütles mulle, et ma ei tea, et kuule, mis ma nüüd tegema pean? ma mäletan, et ma olin vist mingi 4-0 või ma olin mingi 6 punkti võitnud vist terve matš või ma olin mingi 5-0 taga või midagi sellist. Teine set oli 7-6, siis sa oma servi hoidsid kuni tiebreakini. Aga ma mäletan, mõtlesin, et
kurat, et nüüd viimane matš, kas ma tõesti saan 2 muna ja niimoodi ja niimoodi lõpebki see karjäär ja siis see oli täitsa nagu, et ma täitsa korraks mõtlesin, no kurat, niimoodi ka ei sobi ja siis ma lõpuks mõtlesingi, et kutsusin Jürksi täitsa appi. Midagi ma küsin, ütle lihtsalt, kus ma servima pean või midagi, mäletad? Ma mõtlesin servi kehasse. Ja midagi, aga ühesõnaga, lõpuks oli, nagu oli okei, et teine set oli päris tasavägine. Aga siis juba sa teadsid, et see jääb su viimaseks matšiks või? No ma arvan, kui ma mingi 5 punkti olin võitud esimeses setis, võib-olla siis see oli veel viimane asi, mida oli vaja. Ei, ma teadsin küll juba ja ma arvan, et ma siis juba teadsin, et ma juba otsustasin ära ka, et ma lähen vaata õppima õigust edasi USA-sse, et ma arvan, ma teadsin juba sel hetkel. No sa olid maailma 14. number, kui palju sa tundsid seda survet endale, et sinult oodatakse nüüd meesteklassis ka suuri tegusid? Kunagi nagu ei tundnud, ma arvan, ma ise panin endale kõige rohkem survet, ma kuskilt mingi välissurvet. Ma ei tea, mul on survetad alates E-kompleksist saadik, kui ma mingi 7-aastane olin, ma tundsin sama survet, et ma pean hüppama hüppenööriga kõige rohkem või viskama palli mingi kasti sisse, et selles suhtes see surve ei ole kunagi nagu muutunud või väga sõltunud kellestki teisest. Ma ei mäleta küll, et see oleks olnud mingi eraldi. Samamoodi ma mäletan, iga matš või nagu iga mingi ranking kogu aeg oli oluline, et ma nagu ei mõelnud niimoodi, et mis võib-olla ei olnud ka kõige tervislikum lähenemine, aga ma ei mäleta, et see oleks mingi teistmoodi kuidagi mõeld selle peale. Aga need intervjuu küsimused, igas intervjuus küsiti, et juba paar aastat sa pole siin läbimurret teinud ja millal see ikka tuleb, need kuidagi ei ajendasid närvi või? Absoluutselt ei mäleta seda. Sa ise pole oma vanu intervjuusid sirvinud ilmselt? Ei ole küll, jah. Ma mäletan nii palju, et mul oli mingisugune oma nagu mingi lähenemine intervjuudele, ma alati mõtlesin, et sa pead, et parem ütled, et ma võidan kõik ära ja olen maailma number 1, kui ma lähen ütlen, et ma lähen anna endast parima. Et mis vahet seal on lõpuks, mis tulemus on, aga ma arvan, ma alati andsin siukseid vastuseid. See oli mingi hetk, ma võtsin mingi siukse otsuse vastu. Aga nii et võib-olla, ma ei tea. Ma mäletan, Donatas Narmont oli su lemmik pressikonverents. Ja. Ma ei tea, kus meil korraldati pressikonverents Eesti meistrivõistlustel enne poolt peaalmängu mingi 15 minutit. Ma mäletan, kui ükskord võttis mikrofoni meil finaali ajal. Mängu 2 seti vahelt tuli ja ütles, et ma tahaks teatada teile, et mäng on 5 parem või midagi sellist. Ja, et Jaak on nüüd küll 2 seti võitnud, aga Jürgenil ei ole plaan alla anda. See oli vist selle uues hallis või selle uutel väljas. Kuule, aga räägi Jaak seda lugu ka, kui sa pressikonverentsil hiljaks jäid. Mis sa ütlesid, Donato, selle? Ma ei mäleta. Lugu, et ma olen seda lugu kuulnud, võib-olla Jürgen mäletab seda või teab seda. Ei tasu mingi negatiivsest ka minna. Ei tasu, muidugi lihtsalt toredad mälestused sinust. Jah. No teravatest väljaütlemistest. Mis ma veel vanu artiklit sirvides leidsin, et ei mäleta, kes see treener oli, aga võrreldi siis juunior Soppi ja juunior Põldmaad ja öeldi, et Põldmaa oli nagu usinam treenija. Mis see väide peaks tähendama? Kes see oli? Ma ei mäleta, kes see oli. Ma võin selle üles otsida, aga mul läheks aega. Võtke üks pulk alla sellest treeneri kvalifikatsioonisysteemist, üks kommentaari eest. Ei on nii või? See tundub, kusjuures minu jaoks on alati nagu tundunud, või tähendab, minu jaoks on alati Jürgen üks kõige töökam tennisist, keda ma tean. See tundub nagu päris huvitav väide. Jah, aitäh. No, tõsiselt, siiralt Jürgen. Ma arvan, äkki see väljaütlemine äkki jäi sinna, kui me olime, ma ei tea, 13, 14, 15, et võib-olla siis, võib-olla ei sinna, aga ma jah. Sel ajal sa olid siis lohku, jah? Jah, et... Minu arust sellest, et kui me nagu olime noorteklassi mingi 16, 17, 18, minu arust me olime mõlemad väga nagu, võtsime väga tõsiselt seda asja. Ja ma tean, mina küll võtsin ja treenimise mõttes või füsi mõttes, ma olin ka hästi heas vormis, et ma ei tea, mis pärast võib-olla ülikoolis või siis on teised lood, muidugi Jürks oli täiesti teine tase ja teine lähenemine ja professionaalsem, aga ma arvan, kui me olime
Audentes ajal enne, ma arvan, et ma ei tea, siin ei ole siin nagu raske. Minu arust mõlemad, ma küll ei mäleta, et kumbki meist oleks asja mitte tõsiselt võtnud sellest. Me läksime mõlemad Audentesse ja siis me treenisime koos nii tennisetrennid kui üldfüüsiline Sven Andresoo juures, et selles mõttes meil oli suht sama programm, kuigi Jaak käis vahepeal, sa olid USA-s vahepeal ja pikemad tuurid, aga mul tuleb üks vana lugu meelde seoses Jaaguga, kui Jaak Saaremaa turniiri võitis. Mäletan, et seal olid terve punt Eesti mängijaid, seal kvalifikatsioonipoisse ka, kes ikkagi päeva läbi otsisid, kellega nad soojaks löövad ja kellega nad mängivad ja mäletan väga hästi, kuidas Jaagul oli niimoodi, et Jaak ütles, mul on ükskõik, kellega ma soojaks löön, Peeter tuleb lööb muga või tule löö sina või kuidagi niisugune hästi chill oli ja siis need teised poisid olid ikka ammu lahkunud, aga siis Jaak võitis selle turniiri ära ja siis esmaspäeval oli ITF-i lehel oli nädala tõus ja ATP edetabelis 500 mingi, ma ei mäleta mitu kohta sa tõusid edetabelis, sa olid kuskil 1300, ma ei tea mida ja siis olid nädala tõus ja ATP edetabelis. No okei, ja suur tänu Petsile. Ja suur tänu Pets lõi sind soojaks, ma mäletan seda. Mitu korda Petsiga soojaks? Muidugi. Pets lööb siiamaani kui vaja, et mina taga Tallinnast teen endiselt trenni. Väga äge. Tervitame Petsi. Tervitame Petsi. Jaak, sa ütlesid kunagi sellise lause, et sa läksid USA-sse sellepärast, et sa ei näinud Eestis tennisekarjääri varianti jätkamiseks, et see süsteemi nagu ei toetanud seda. Kas sa nüüd näed, et see süsteem on Eestis olemas? Esiteks, kui ma seda ütlesin, siis ma ei nõustu oma väitega, mis ma võtsin öelda, ma ei tea, mingi 15 aastat tagasi, sest ma arvan, näitajad on olemas, et siin on Jürks ja Kaia ja Nett, ja seda ju finantstoetus on olnud selles suhtes ju suurepärane teistega võrreldes, kes on tennisesse tulnud, nii et ja väljakud ja asjad ja treenerid, nii et ma ei usu, et ma siis parandan oma varasemat väidet. Aga kas sul seda finantstoetust ei anda? Ei, mul oli kõik toetasid väga hästi, vanemad toetasid, tenniseliit toetas, teised sponsorid, ega sellepärast midagi tegemata ja ma läksin ülikooli sellepärast, et mul oli ikkagi see vigastus põhimõtteliselt. Ja ma tahtsin, et mul oleks võimalus siis, õppida või midagi muud teha ja otsustada pärast, kas ma tahan mängida või täna. Mitte mingi muu asja pärast. Jürksi ka sa ei kutsunud USA-sse? Mina ei kutsunud, aga ma tean, teised küll kutsusid vist. Noorteklassi lõpus hakkas neid mingeid e-maile tulema kuskil. Eks need skaudid ju vaatavad, kes on juuniorites viimast aastat, et mingid. Muidugi Jürks oleks, muidugi iga kool oleks Jürksile täis tippi ja teda mängima kutsuda. Aga meie see keskkooli lõpetamine, just see nagu profiks minemise algus nagu ajastuse mõttes väga vedas, sest siis liidu presidendiks tuli Urmas Sõõrumaa ja siis nagu järsku tuli tennisse väga palju raha juurde ja meil kohe tekkis see nii-öelda see TLRT tiim ja meid saadeti Tšehhi. Et oleks võib-olla, et kohe oli selline pakett olemas, et väga nagu mul oli nagu väga lihtne otsustada, et jah, ma hakkan nagu mängima, et võib-olla oleks see keskkooli lõpetamine olnud, ütleme, 2 aastat varem, siis võib-olla oleks pidanud hakkama kuidagi proovima Eestis hakkama saada, aga siis nagu oli hästi lihtne keskkool läbi, siis kohe öeldi, et sügisest on Tšehhi minek, ja siis ei olnud seal väga, mul küll nagu midagi kaalumist ei olnud. Ma arvan, et peabki ütlema, et kõiki sponsoreid, kõiki treenereid, kõiki vanemaid, kõiki sõpre peab kiiresti tänamas pärast nii, et kuskilt keegi jääb mainimata ja et selles suhtes, et ma olen ka väga tänulik kõigile, et lõpuks niimoodi sai tennisele nii palju pühenduda, nii palju aega seda teha. See on ju jubedad, maksab ikka väga palju ja et võtab aega. Kuule, aga kui sa jah mainisid, et täna meil kõiki treenerid, äkki te nimetate korra ära kõik need treenerid, kes te treenerid olnud on? No aga jah, ma võin alustada. Oma ema, Aita Põldmaa, Kree, siis Ain Suurtal muidugi, hästi pikalt mul treener olnud, isegi, siis muidugi siis Pets, Peeter Lamp oli hästi, väga palju aitas mind just siin, kui ma noorte klassi lõpus, meeste klassis. Kunagi oli USA-s üks siuke, muidugi Harri Neppi oli Audenteses, kui me olime, aitas mind ka, kes ta veel siis olid. Nüüd vahepeal oli mul üks teine oli Wolf von Lindenau. Temaga sai pulli ka. Life lessoneid nii-öelda.
ja siis USAs oli ülikoolis, oli treener, oli Peter Smith, oli USA ülikoolis nüüd treener. Ja ma ei teagi, kes seal, ma arvan... No Jürgen oli ka vahepeal. Jah, mida, kes veel? Jürgen oli ka vahepeal, ma sain aru. Jah, no täpselt, juba tänasin. Jah. Ma tahan üks, kas keegi ei vahele, kas on kedagi veel? Ma ei tea. Jah, ITF tiimis, ma ei tea, kas sa neid loed, kes sul olid? Need ei. Need ei kuule, need on eesti keelest aru, need ei loe. Okei. Vahepeal sa hüppasid põnevast kohast üle, et mis need life lessonid olid siis? Ei, lihtsalt mingi süki inimene, kes oli ka võib-olla mentor, vaata, kui sa oled mingi 18 ja see ei olnud midagi, ei ole mingit head lugu, sorry. Jürgen, ütle sama treenerid. Jah. Esimene treener oli Nõmmel Olev Pass, siis edasi läksin Kadriorus, Ain Suurtal, Toomas Leius, Rene Bush, Tiit Kivistik, siis läksime Audentesesse, siis oli Harri Neppi, Ain Suurtal, Peeter Lamp, siis oli Tšehh, Peeter Kovatška, siis peale seda oli Pasi Virdanen, peale Pasi Märten Tamlan on, Hispaanias Alberto Lopez, siis tuli Kim Tiilikainen ja Veger Teskimägi oli nii-öelda sõbra ja treeneri eest mul eelmine aasta pool aastat abis. Ja. Sellest hetkest, kui ainuke nii-öelda püsiv inimene, kes on kogu aeg olnud Peeter Lamp, et sellest hetkest, kui ta tuli 2007 tuli Eestisse, siis ta on mul nii-öelda abimeheks jäänud siiamaani, et mul enda treenerid pole kõrval olnud, Eestis on alati mind aidanud. Ja praegusel hetkel? No praegusel hetkel ma olin märtsi alguses millalgi seal läksin Rootsi Good to Great akadeemiasse, et seal mul hetkel päris isiklikku treenerit ei olnud, aga ma treenisin seal ja siis kui see laevaliiklus hakkas vaikselt katkema, siis ma tulin koju ära, et praegult ei ole siin treenerit. Ja. Aga sul potentsiaalselt võib see sealt Rootsist tekkida või? No jah, kõigepealt ootame, et see jama läbi saaks ja siis, kui sinna tagasi lähen, eks siis seal koha peal nii-öelda juhatas mu tegemisi Mikael Tilström, aga temast kindlasti minuga reisijat ei saa, et võib-olla siis keegi teine sealt, aga see ei ole veel paigas. Jaak, ma siit küsiks edasi, kui sa oma karjäärile vahel tagasi mõtled, siis mis need helgemad ajad on? Kas need juuniori ajad, kus sa jõudsid Australian Openi veerandfinaali või maailma 14. või siis midagi hilisemast ajast? Täiskasvanud? Ma arvan, kõige helgemad ajad on ikka, kus on sõpradega on pulli saad kuskil. Et kõige helgemad ajad on kuskil, ma arvan, alati on hästi lõbusad ja oli lihtsalt või tore oli meeskonna näiteks mingi paar Davis Cupi reisi ja mäletan, kui me kunagi Taanis käisime, oli võib-olla kõige helgemad mälestused. Jürkšat, sa olid ka Taanis või? Olime, on ju? Jah. Mis see toimus siis? Ma arvan, et või siis need Davis Cupi reisid või kuskil mingid muud süksed, need on, ma arvan, kõige helgemad, mis sealt kõige kauem meelde. Aga niimoodi otseselt spordi mõttes, ma arvan, et võib-olla Jürksiga ka tegelikult võib-olla need Estikate finaalid, kui me mängisime. Ma ei sellepärast et ma võitsin neid, eks ole. Võiti kirja panna. Aga ja ma arvan, et ma võitsin ka ma ükskord võitsin ühe selle enne US Openit, ma võitsin Kanadas ühe suure noorteturniiri ära. Et see oli ka hästi positiivne, hästi tore elamus tegelikult. Canadian Open 2006 on see? Vist küll, jah. Ja muidu otseselt praegu ei tule rohkem mingit sükseid asju niimoodi, midagi hüppa meelde. No, kuidas sa jätsid nimetamata oma ainukese meeste profiturniiri võidu? Aga no ma ei tea, selles suhtes, et ma vastasin ausalt. Sa vastasid ausalt? Ei, jah, ma arvan, et kuidagi see, eks ma arvan, ma ei näinud seda, kui enne küsisid, mis ma arvan, kui kõrgele ma oleks võinud tõusta või mängida, ma arvan, eks ma oleks võinud,
paremaid saavutusi ka saada, kui ma oleks rohkem mänginud võib-olla. Aga et selles suhtes ma ei näinud seda, see ei olnud minu jaoks nii suur saavutus võib-olla, kui ma nägin mingeid muid võite või mingeid matše sel hetkel nagu oma vaatenurgast. Noh, kõige uhkemat ikkagi C5 mulle paistab see Australian Openi veerandfinaal, et kõrgelt sa ise seda väärtustad või mis sa sellest turniirist üldse mäletad? Üks ta ma mäletan, kus me mängisime Jürksiga paaris mängus. Esimene või teine ring. Ma olin mingi Rabaku võrgu pealt põhja või ma mingi ülitoore topelt pea tegin. Ma olin sulle umbes mingi palliga pähe, matšpalle ja ma mäletan, et mingi täielik kang oli. Paari esimene ring oli, jah. Oli, on ju. Ma olin mingi võrgu põhja teise servi vist või? Topelt viga oli vist, jah. Jah, ikka niimoodi võrgu põhja. Seda ma mäletan. Aga muidu, jah, eks ma mäletan mingid mänge sealt, aga ta ei olnud, jah, sorry, kehv vastus. Mul on kehv mälu võib-olla, ma ei tea. Ja erinevalt Mikk Kirdojas, kes on siin USA NCAA teise divisjoni võitja, oled sina lausa kolmekordne esimese divisjoni võitja. Kui toredad hetked need olid? Jah, ainuke jama on sellega, et tihti kõige tähtsama mängu finaalis, tihti ma ei lõpetanud, aga näiteks oma üks mängu ma tihti kaotsin selles finaalmatšis näiteks. Et selles suhtes on siuke veits, tennis lõpuks on ikkagi individuaalne sport ja kui nagu mina näiteks kaotan oma matši ja tiim võidab, et siis kahjuks ikkagi lõpuks on tore, sest kogu see hooaeg selles suhtes loeb sinna ja enne iga mäng on oluline, aga ikkagi näiteks ma kaotsin, ma tean, finaalis oma üks mängu paar korda vist ja ükskord ei lõpetanud. Midagi sellist. Et oleks kihtim, kui oleks nagu võitnud selles suhtes oma mängu, kuigi tiim võitis. Aga kindlasti on, tead ma, ta ei ole mulle mingi südamelähedane või ta ei ole minu jaoks, minu elus ei ole, ma ei tea, see ei ole nii oluline. Mikk eelmises saates juba natukene rääkis Davis Cupi juhtumistest ja rääkis pärast eetriaega veel edasi, asju, mida võib-olla siin eetri musta ei kannata, aga teie, mis nagu mälestused nendest reisidest siis tulevad ette ja oskate te aimata, mida Mikk rääkis, mida eetrisse ei läinud? Mäletad seda ralli kiiruskatset Taanis? Seal anti meile meeskonna peale, anti autot kasutada, aga see oli nagu Kopenhaagenist väljas, see oli kuskil ja siis me tegime üksteisele õppesõite ja siis meil oli kunagi linnas oli mingi kiiruskatsega selle autoga, aga see oli rohkem. Ei, selles suhtes kiiruskatse on nagu näljaga, et pigem me lihtsalt nagu tegime mingi umbes naljavideosid või lihtsalt mängisime, nagu lihtsalt oli lõbus, tegime nalja ja enamasti ongi, ma arvan, Davis Cup oli vaata pull, et sa ei, tõesti minu arust oli tihti hea nagu tiimi vibe oli vaata selles suhtes, et ei olnud igaüks ei võistelnud enda eest ja tõesti nagu lihtsalt, sa oled terve päeva koos ja tööte koos, teete trenni koos ja hängite ja et ma arvan, ja seal lihtsalt saab nalja, sest näiteks, mida ma arvan paljud ei tea, Jürks on üks kõige naljakamaid inimesi, keda ma tunnen, on ju. Riho, kes võid öelda, et see tegelikult Jürks on nagu üli naljakas selles suhtes. No, jah, seda näevad need kõige vähesed, paremad sõbrad, väga vähesed. Avaliselt seda ei näe. Seda ei olegi nähtud. Seda ei ole näha. Ma tean, ma olen nõus suga. See on nagu müüt, aga ta on tõsi. Mul tuleb selle üks naljakas lugu meelde, ma ikka pean selle ära rääkima. No räägi ära. Ma tahtsin rääkida seda, kui kahe jalaga maa peal on see mees alati olnud. Ma mäletan ükskord Jürgeni sünnipäeva, väga ehedalt mäletan Jürgeni sünnipäeva. Seal olid tennisepoisid ja seal olid igasugused sõbrad olid külas ja siis me tõstsime toosti. Ma ei mäleta, kes selle toosti ütles, et Jürgen, keegi ütles siukse toosti, et Jürgen, nii, nüüd järgmiseks aastaks oled top 100 hulgas. Jürgen ütles selle peale, et poisid, ühte ma ütlen teile, no top 100 hulka ma kindlasti ei jõua. Aasta hiljem oli Jürgen oli ATP 71, ma mäletan. Ma pidin selle ära rääkima, Jürgen. Sa mäletad natuke, minu arust oli niimoodi... No see oli peaaegu nii, see oli igal enam vähe. Ma olin vist 120 ja midagi sellist, ja midagi sellist, ja. Keegi ütles, et davai, Jürgen, see aasta
100 hulka ja siis ma ütlesin, teate mehed, aga tead, see aasta ei tule. Ja aasta lõpus ta oli 71. Just. Jaak, palju sa edaspidi oled Jürgeni matšidele kaasa elanud? Oled sa käinud koha peal slämme vaatamas, suuri turniire, võite? Ikka, nii palju kaasa ikka kogu aeg elanud ja millegipärast ma nagu olen siiamaani jälginud tulemusi. Ma ei tea, lihtsalt see on nagu mingi harjumus, vaat sa avad mingi selle website'i ja vaatad, mitte praegu on ju, aga vaatad lihtsalt, kes keda on võitnud. Millegipärast ma tegin seda nagu siiamaani tegin, kui see turniirid toimusid. Aga viimati õttel ongi üks nagu ülikifti, mul ei ole hea meel, et õnnestus minna, kui Jürks oli Prantsusmaa, vaata. Et ma sain otse töölt, tuli mingi ööbussiga, ma mäletan. Ja jõudsin, muidugi kahjuks kaotas selle mängu ikkagi kift, ma arvan, 32 hulgas on ju prantslahtistel, kui sa mängisid, et seal olla nagu, mis on ju uskumatult kõva saavutus, et seal nagu näha nagu ühe parima sõbra nii-öelda tema karjääri ühte parimat hetke, see oli nagu väga, väga oluline ja väga kift, et ma sain ka sinna minna selles suhtes. Ja väga kift, muidugi ülisitalt mängisid Jürks. ma teen nälja, aga ei, see jähti kift. Selle koha peale tuleb Piik saatesse. Okei. Sa käisid sama aasta vaatamas, mis ei olnud kõige ilusam mäng, aga pikk mäng oli Wimbledoni kvali vaatas. Jaa. Mul tuli lõpuks konflikt isegi mingi Jürksi vastase. Treeneriga, jah. Mina pean ütlema, et mina olen väga palju Jürgeni ägedaid võite näinud pealt. Ma mäletan esimest korda, kui Jürgen jõudis Grand Slami põhisse Austraalia Openil, see oli äge kvalifikatsiooniturniir. Jürgen mäletab hästi seda. Kui ta pusis seal 15-13 otsustavad ja ma ei tea, mis seisust ta kõik olid, see oli jõhker, mingi matš pallide pealt võitis seal mitmeid mänge. Ja siis ma mäletan seda, kui sa Jürgen mängisid Wimbledonis Kulbise vastu. Üli hea mängu mängisid, aga Kulbis hakkas seal lolli mängima, mingi tie-breakides. 7-6, 7-5, 7-6, mingi siuke mäng oli. Siis Kulbis juba vaatas, et ausa mänguga ei saa, siis hakkas seal lolli mängima ja siis kuidagi seal libises ära see tie-break. See oli ägedad hetked. Ja seal Austraaliast olid hästi suure kambaga, ma mäletan. Ja me olime suur abi sul, saab ise ka pärast tunnistada, et see oli raske. Ja, oli kindlasti. Aga Jaak, Wimbledoni käid tihti vaatamas? Eks ma ikka proovin, et kui mul on sõbrad või siin panad vaata, mul on palju ülikooli tiimikaaslasi, kes mängivad praegu ka veel. Et on Steve Johnson oli mul üks nende korterinaabritest ja toonaabritest. On ju Robert Farah oli mu tiimikaaslane, et ma olen kõikide nendega ühenduses. Meil just nendega oli üks Zoom paar nädal tagasi ka. Et kõik tegelikult on ju, on ka kõvad mängumehed nagu Jürkski, et kui nad on Londonis, siis tavaliselt ma proovin minna vaatama, saad mulle mingi pileti pärast, räägime näiteks juttu, et kui mingi sõber keegi mängib, siis ma ikka proovin minna, jah. No Jürgeni matši sa loodetavasti jõuad veel minna ja loodetavasti ka Wimbledonile kunagi vaatan minna. Jürgen, räägi, sa võtsid nüüd pausi, millal sa läksid pausile? Pärast eelmise aasta suve või sügisel või? Põhimõtteliselt oktoobrist. Ja plaanisid tagasi tulla märtsis, aga siis aprilli alguses, 6. aprill oli plaan mängima hakata võistlusi. Sügeleb sul väga juba sees, et tahaks nagu mängida, et sa plaanisid tegelikult, et su paus lõpeb ära, aga olude sunnil see paus ikkagi jätkub. Ja nüüd ikka kibelen küll juba, jah, et tahaks ikkagi normaalse elu juurde tagasi ja võistelda ja mängida ja treenida normaalselt ja seal Rootsis hakkas mulle ka meeldima, et mul on nagu huvi veel nagu proovida seal rohkem olla ja vaadata, kuidas see nagu mu mängule mõjub. Aga jah, praegult on ikkagi siuke teadmatuses elamine. On sul nagu aimu ka, milline su mängutase praegult nagu on, et sa oled seal sparri Rootsis kellegagi teinud, et annab see sulle mingi pildi ette või ikkagi tegelikult on teadmatus? Trenn, ütleme, sa pigem tunnetad, kuidas sa oled nagu füüsiliselt, et kuidas sa liigud aga lõpuks mängus on ikkagi see, kuidas sa mängid tähtsaid punkte pigem, et trenni põhjal, seal pigem praegult oli siuke lihtsalt nii palju punkte ei mänginudki, oligi siuke pigem põhjaladumine ja trennid olid siuksed hästi füüsilised väljakupealsed trennid ka, nii et selle ma ei oska küll öelda, et selles mõttes võistlustel saab selle suhteliselt ruttu teada, aga niimoodi öelda küll ei oska. Enne kui see koroona pihta hakkas, sa olid kuskil ennast üles kandnud või?
Ja olin küll, ma olin andnud ennast üles kuhugi Futuresitel olin ja ma ei tea, kas Egiptusesse või jah, vist küll. Ja lennupiletid olid ka juba olemas? Ei olnud, sest see, ma ei mäleta, millal ma Rootsist ära tulin, kas see oli mingi äkki 10 või 12 märts ja siis või mul ikkagi oli turniirini veel 2 nädalat nagu aega, et see ülesandmine ei olnud ka veel läbi olnud isegi, aga lihtsalt plaan oli küll. Kuidas sa praegu treenid? Tennisetrenne olen teinud ilusa ilmaga oma koduväljakul ja üldfüüsilist olen teinud kas siis iseseisvalt või siis mul üks põhitreenereid, kes mul on 10 aastat olnud, on füssitreener Ilorif, ja temaga teen Eestis olles siiamaani. Et siis üldfüüsilist olen teinud temaga. No, võimaluste piires, jah. No ma olen kuulnud, et Tenniseliit pingutab ikka selle nimel, et saada üks baas vähemalt avatud meie Eesti koondiseste jaoks. Palju sa selle plaaniga kursis oled? No selles mõttes välisväljakud on juba lahti. No jah, väljas on külm. Väljas on külm, aga ütleme praegult ma enda puhul, just noorematel on võib-olla natuke teistpidi, aga enda puhul ma näen, et põhiline on hoida ennast füüsiliselt korras ja mängin 2-3 korda nädalas mängin tennist, et see on mul praegult okei. Ja siis kui mingi hetk ma olen midagi kuulnud, et maikuu jooksul pidi tulema juulikuu osas see otsus, et siis kui mingi hetk ütleme õnnestub, ikkagi annavad lootust näiteks, mis mina arvan ikkagi on praegu vähe tõenäoline, pigem läheb see asi ikkagi sügise poole, aga siis äkki mingi hetk õnnestub sinna Rootsi tagasi minna, kui saab jälle, kui laevad liikuma hakkavad või lennukid. Et praegult ma ei kibele 6 korda nädalas platsile praegu küll. No tennisemaailmas kõvem uudis on see, et Djokovic ja teised äsad tulid siin välja plaaniga, et aitab natuke neid tagumisi mehi ka ja mingi finantspakett pannakse kokku, kogutakse raha. Palju sa sellest tead ja palju sellest rahast on juba sinuni jõudnud? Ma tean vähe ja näita seda rahapakki, võta see rahapakk laua alt välja. Djokovic saatis sulle kitarri või? See oleks isegi parem, aga annavad kulda. Jah. Aga tegelikult ma ei tea, ütleme, ma olen kuulnud, mul on mõni ajakirjanik veel helistanud, et mis ma sellest arvan, lihtsalt ATP-st on tulnud lihtsalt e-maile, et mingi paketi kallal tehakse tööd, mis mängijad sinna kvalifitseeruvad täpselt ja kui suur see on, ma ei tea, et ma ei pigem... Ja palju sul ikkagi kontol täpselt raha on, Jürgen? Et see on jah. Ja ei tea, ma ei oska palju öelda selle kohta. Suuri lootusi ja ootusi ka ei pane, pigem, aga ütleme kindlasti see... Aga see mõte, et VTA toetaks naised, mehi? Jah, see pigem niipidi, jah. Naised võiks ükskord mehi ka aidata. Siis see oleks nii, see oleks suuremeelne VTA poolt. No, Dominik Tiim ütles, et tema oma rahakoti raudu ei ava, sest see tagumiste kamp on selline laiskloomade kamp, et kuidas sa suhtud tiimi avaldusse? Vaatad rankingus enda ümber ringi, palju sa näed seal tõsisemeid, paljud on sellised, kes on lõpetamisjärgus ja lihtsalt on vajunud sinna tahapoole? Ma tegelikult mõnes mõttes olen temaga nõus, et ega seal, ütleme, vahemikus siuke, ma ei tea, 300-400 kuni 1000, seal ei ole kõik mängijad nagu 100% professionaalsed ja ütleme, seal on neid täpselt selliseid mängijaid, kellest ta rääkis, et ma tegelikult olen taga päris suures osas nõus, aga see on, kuidas ta neil praegu nagu vahet teed. Selles mõttes see tennises, seal on ikkagi põhjus, miks mõni mängija on 200 ja mõni mängija on 800 ja see, tennis ei ole ikkagi ainult siuke talendipõhine mäng, et seal ikkagi see professionaalsus ja töötahe ja kõik see määrab nagu väga palju, nii et ta ütleme päris palju tõtt, ma arvan. Jürgen, kuule, aga kuidas ta seda kommenteeriks? Vaata, väga paljud tippmängijad on öelnud seda, et kui sul ranking ära kukub ja sa satud Challenger tuurile, et siis Challenger tuurilt tagasi tõusta ATP, see on nagu üliraske.
et see tase on tegelikult Challengeril nagu väga tugev ja kõva, et kuidas sina, sul on ju ka mitu korda oled pendeldanud seal vahele? Ja on, ega see ei ole, ütleme, Challengeri põhi või ATP või Grand Slami kvali, ega seal ja igal Challengeril, eriti suurematel, on ka esimesed 8 paigutust on 100 piirimailise ranking, et ja seda on ka nagu kuidagi raske nagu näppu peale panna, aga on mängijad öelnud, et ka Challengeride tase on kindlasti nagu tõusnud ka, ütleme, viimaste aastatega, kuidas täpselt sa sellega võrdled minevikuga, seda on nagu raske, aga et ega see ei ole jah sealt, et kõik, kes sealt, ütleme, 6-70 pealt nüüd alla korra kukuvad, et need tulevad ludinal läbi sealt Challengeridest. Ega pigem need, kes on, ütleme, mängivad Challengeridel stabiilselt poolfinaalis, finaalis, need on ka suhteliselt edukad väiksematel ATP turniiridel, et see nagu öö ja päev ei ole seal pigem. Loomulikult, mida tase edasi, seda suurem nagu erinevus, aga seal kas võita Challenger või olla näiteks 250 ATP-l teises ringis või veerandis, ma arvan, on siuke suhteliselt sama tasemega mäng. See tasem, ütleme, kui sa oled võitnud Challengeri, siis sa oled võimeline, aga ma usun, võitma mõne ringi ATP tabeli põhis. No siin ETV spordiuudised hiljuti tegid Kaia Kanepiga intervjuu, seal tuli juttu, et kaua veel Kaia edasi mõtleb mängida ja mis ta võiks peale karjääri teha. Millised sinu mõtted, Jürgen, selles osas on, et kaua sul veel seda püssirohtu jagub? No, ütleme, see püssirohi oli päris otsas, ütleme, eelmiseks sügiseks, aga sellepärast ma loobuda ei tahtnud ja sellepärast ma selle pausi nagu võtsin, et see on jälle, mille, üks asi on siin treenida Rootsis ja kodus, aga kui lõpuks see võistluskarussel pihta hakkab ja 30 nädalat reisimist aastas ja lennud ja rongid ja taksod ja palju üksi olemist turniiridel, et see pigem on see osa, mis selle mis kulutab kõige rohkem, mitte isegi see võistlemine ja kõik see, et just see, mis ma olingi väsinud sellest asjast, mis selle tennisega kaasneb, mitte nii-öelda tennisest, et mul oli ikkagi mõned aastad veel, ma ei tea, aga 2-3 aastat oli plaan mängida ja ütleme, eks näis, loodame, et see aasta ikkagi saab veel mängima, et kui nüüd hakkab sügisest pihta, eks siis ole näha, mis tunded väljaku peal ja võistlemisel ja reisimisel tekivad. Sa oled mänginud väga erinevate tasemega turniire, põhimõtteliselt kõik need astmed läbi käinud esimesest viimaseni, et oled sa mõelnud, et enne karjääri lõppu, mida sa tahaksid veel saavutada või kus kohas ära käia, enne kui süda rahule jääb? Pigem tahaks teha mingi hea tulemuse, et mulle kindlasti motiveerib rohkem näiteks jõuda uuesti Grand Slamil, ma ei tea, põhitabelisse kas või läbi kvalifikatsiooni ja võita seal 1-2 ringi uuesti, kui näiteks mingi edetabeli koht, et olla jälle 100 piirimail. Et pigem ikkagi teha veel nii-öelda mingi kõva tulemus ära. Et pigem selle nimel saada veel uuesti seda nii-öelda head emotsiooni tunda ja endale tõestada, et mitte, ütleme see, ma ei usu, et kui ma olen 2 korda 100 olnud, et siis uuesti seal olla, see oleks tore, aga kindlasti see emotsioon mingist kihvtist tulemusest ja võidust oleks suurem. Kuule, aga räägi korra, Jürgen, seda sinu karjääri tipphetke seal Prantsusmaa lahtistel, et kuidas see juhtus ja mis sul enne seda oli või miks sul nii läks seal, et kuidas see õnnestus sul? Ma mäletan ikkagi seda Jack Sockiga mäng oli ikkagi, ma julgeks öelda, et see on üks parimaid mänge liival, mis sa oled mänginud. Ma ei tea, kas sa ise nii tundsid, aga... Jah, kogu see nädal oli ja või 2 nädalat, see oli päris crazy, et mängisin kvalifikatsiooni esimene ring oli väga, ütleme, mul loosiga väga vedas, aga väga kehv mäng oli, ma võitsin ühte Prantsuse noort, kes sai noorte turniiril teine ring 1-1, ma võitsin seda. Ma võitsin teda vist otsustavast 6-2 või midagi sellist, puhtalt tahtejõuga. Teine ring võitsin Kokinakist, mis oli juba parem mäng ja siis ööl vastu 3. ringi mängu ma sain toidumürgituse.
ja siis pikalt treeneriga Kimiga arutasime, kas ma üldse lähen väljakule, aga ma teadsin, et Grand Slamidel on viimasel ajal päris suur lucky loser'i variant. Ja ma mõtlesin, ma igal juhul lähen nagu lohistan selle mängu läbi, sest kui ma loobun, siis ma pean täitma kõiki neid pabereid ja siis on see variant, et umbes on lucky loser'iga põhis, aga äkki turniiri arst ütleb, et jaa, aga äkki sa võtsid maha, et sa ei ole veel nii-öelda valmis mängima. Et ma mõtlesin, et ma kuidagi selle mängu lohistasin ära palavikuga ja kehv oli olla, 1 ja 2 sain peksa. Ja siis tekkis see lucky loser'i variant ja siis oli kaks sükest crazy 5-setilist mängu, et päris vahest see oli täitsa nagu päris suur üllatus. Ma vahepeal torkan siia vahele, kui sa selle lucky loser'i jutu siia vahele tõid, et saadet ettevalmistuses juhtusin sellise mehe Wikipeedia kontole nagu Peeter Polanski. Jaak kindlasti mäletab. Oled mänginud sellise kanadalasega, kes jõudis päris kõrgele oma karjääris. Temast sai 2018. aastal esimene Open ajastu Grand Slami mees, kes ühe kalendri aasta jooksul jõudnud kõigile 4 slammile põhitabelisse peale lucky loser'ina. Ma mäletan seda kuskilt, ma nägin seda kuskilt seda uudist. Tegelikult see, vaata, ta on ise suht pull vend, ta on päris naljaka jutuga, ma isegi kas Twitteris või kuskil, ta oli ise selle kohta endale nalja teinud midagi. Ta kroonis ennast mingisuguseks lucky loser kuningaks ja midagi sellist. Et see oli, ma mäletan, kui see juhtus päris naljaks. Nii, aga Jürgen, sa jäid pooleli nüüd sellel samal 2018 French Openi esimese ringi jõudsid oma jutuga? Ja, ei, mis ma ikka, siis oli Jack Sockiga jah, seal oli settidega 2-1 taga ja 4-1 taga ja 4. seti tiebreakis 4-1 taga ja kuidagi võitsin, jah, ma ei oskagi kommenteerida rohkem. Ega õhus oli tegelikult Sopi ja Nadali duell ju 4. ringis. Jaa, õhus oli jah. Aga siis tuli Jaak mu mängu vaatama. Keeras kõik tuksi. Aga käis endal peast läbi ka see, et kui ma nüüd võidan, siis ma mängin Nadaliga või? Mõtlesid nii? See meelele kindlasti ei olnud see meelel, jah. Ma teadsin, et võidu korral, aga see mingit lisapinget ei teinud. Aga üldse see kogu turniir oli nagu gift, et mul oli terve turniiri alguses oli mul Vegerdeski mägi mul veel seal, siis ta läks vahepeal Tallinna, siis tuli... Ma käisin 2 korda. Jaa, Vegerd käis 2 korda. Jaak käis Londonis 2 korda, Vegerd käis Tallinnas 2 korda. Oskar Saarne oli terve turniiri vältel seal ja veel mul sõpru, et kõik see, kusjuures seda teise ringi mängu veel Pasi Virtanen nägi ka, et ta oli oma poja Ottoga seal noorteturniiril. Ja plus tennisliidu inimesed ja ütleme hästi emotsionaalne, hästi hea meel, et hästi paljud nagu nägid koha peal. Teine ring siis Ruben Pemelmansiga, kes ka teile mõlemale vast... Ja meie noorteklassi sõber Jaak on temaga paari mängu. Ja me tulime paaris mängus vist US Openil poolfinaali või midagi sellist, äkki. See ole küll. Ma arvan. Ja see oli mul täitsa hea sõber tegelikult noorteklassis, aga ei ka midagi siin Jürksi vastu ei saa pooli valida niimoodi. Ma mängisin Pemmelmansiga sama aasta Austraalia Openi noorteturniiri esimene ring. See sama aasta, kui Jaak jõudis Austraalias veerandisse, siis teine ring, ma võitsin esimene ring Pemmelmansiga. See on päris pull tegelane tegelikult, vaata. Noortest ta kuidagi, ma mõtlesin, et ta kindlasti kuhugi ei jõua. Sorry, Pemmelmans. Aga miks sa arvad, mis ta mängus paremaks läks? Ma mäletan, ta ei löönud mingi, ta vist läks servi, hakkas hästi servima, tuli võrku või nagu, et noortes ma küll poleks kunagi arvanud, et Pemmelmans tuleb mingi top 100 sisse või et võidab kuskil Grand Slami ringe. Ja hästi Wimbledonid edukas olnud ja Vasur. Jaak, need noorte tennise jutud on alati naljakad. Mina mäletan, kui ma olin turniiri direktor, kui oli Eesti-Leedu Davis Cup kohtumine. Jürgen mäletab ka seda hästi. Ja siis Jaak ei mänginud enam Davis Cupi. Ja siis, kui ma Berankisega kuskil jutustasin, siis Berankis ainult kogu küsis, et kuidas Jaagul läheb, et Jaak ikka mängis nii hästi ja Jaak on nii hästi. Aga et kuule, kas ta ikkagi saab Eesti presidendiks, et ta tahtis ikka presidendiks. Ta saab Eesti. See oli sulle ette kirjutatud see. Ei. Reaalselt Berankis kogu aeg rääkis, ikka noorte klassis ikka Jaak oli ikka, me ikka vaatasime ülevalt alla, Jaak oli ikka väga hea mängija. Berankis kusjuures oli number 1 ju ITF-il. Me reisisime ühe korra koos, see oli see, vaata ta on must paar aastat noorem.
selles suhtes, et me oleme 88. Võib-olla, jah, ma ei tea, see oli hiljem vist, aga me olime kunagi ühes tiimis minu arust, me olime see ITF tiim, noorte tiim, kui mängisime US Openit asju, kui ma võitsin selle Kanada mingi noorte turnas. Minu arust Berankis oli ka selles samas tiimis muga koos, et me olime nagu, me reisisime mitu nädalat koos ja saime suht heaks tuttavaks. Et võib-olla sellest ka nagu me mäletame üksteist hästi, et me reisisime koos mingi aja. Aga Jürgen, kolmandas ringis Maximilian Marterer, paberil ei ole nüüd, ei olnud nüüd kõige top mängijad, ta on top 10 mängijad, ta oli top 50 mängijad. Palju sa seal endale võiduvõimalusi nägid? Ei, ikka nagu nägin, aga ma ei tea. Ütleme see mäng, oli kehv mäng minu poolt, aga paljud küsisid, et ikka väsinud, aga ma ei tea, iga mängu vahele ikkagi üks päev ja ise nagu füüsiliselt tundsin ennast hästi, aga kuidagi jah, see, ütleme, ei olnud. See oli kindlasti turniiri üks kehvemaid mänge. Aga selles mõttes, Grand Slami kolmandas ringis temaga mängida on päris soodne variant, aga jah, kuskil pidi see nii-öelda see hull teekond otsa lõppema seal. Mul tuli selle jutu peale meelde, Jürgen, kui sa rääkisid, et sõbrad käisid 2-3 korda turniiri vaatamas. Ma mäletan, et ühel turniiril ma olen käinud ka 3 korda sind vaatamas, kui sa Soomes mängisid Challengeri. Ja siis oli sul umbes samasugune drive, et nädal aega enne mängisid Eestis Futuresit. Mingi ring oli sul väga raske, oli seal peaaegu ära minema, siis mingi mäng ja kuidagi sul oli raske hetk, ma mäletan, et sa tulid kuidagi välja sellest, võitsid Tallinnas turniiri ja nädal aega hiljem võitsid Challengeri Soomes. No see on wildcardi veel Soome, jah. Ja said wildcardi veel, võitsid seal Jarko Neemineni ja Tuudi Seelat ja ma ei tea, keda sa kõik võitsid seal. Vahest on ja asjad niimoodi, et tükk aega midagi ei juhtu, virelad kuskil väikeste turniiride esimeste ringide, siis mingi hetk nagu saad käima, siis nagu tunned, siis järsku võid minna nagu päris kaugele välja, et see süke, tihti on karjääris nii olnud, et kas mingi hetk siis on süke vaikus, läheb jälle hästi, jälle mingi aeg vaikus, et ei ole sükest alati natuke selle stabiilsusega on raskusi. Jürks tuleb pull, ma just rääkisin nende oma USA sõpradega vaata paar päeva tagasi või nädal tagasi ja et Jürksi kohta üldse mõtlen nagu meeste tennises. Nad ütlesid ka, et nad ei tea, ma arvan, et keegi ei löö Jürksist kõvemini, kus üles, ma arvan, ATP tuuril ka põhimõtteliselt. Ei löö, jah. Ma rääkisin isegi mingi Steve Johnson vaata ka ja kuidagi lihtsalt, kuidas kõik seal läheb ja kõik olid ka nagu, et ta ikka lööb nagu nii kõvasti palli. Et ma mäletan pull, et ma ei tea, millal see tuli, aga isegi, et ma võin öelda ise ka, et Jürksi kohta isegi, eriti liiva peal on ka tihti näha vaata, võib-olla see ei ole kõige lõpuks sellega ei võida. Mõistlikum. Aga nagu, et see on täitsa crazy lõpuks, et kuidas nagu, kui hästi nagu pall lendab selles suhtes. Jürksile just mul tuli uuesti meelde, ma mäletan, kui ma käisin vaatamas, nüüd ka need sõbrad ka ütlesid, et kurat, et keegi nagu lihtsalt nagu toorelt mõlemalt poolt, igalt poolt, et nii kõvasti nagu eriti ei ole kedagi, kes lööks. Millegiga saab kompliment sulle, Jürks. Kuule, aga Jürgen, ütle, miks sa Davis Cupil alati maailma tippvendi võidad kogu aeg? Eestis ainult. Ainult Eestis, või? See on kodupublik või? Ma ei tea, jah, kuidagi istub seal, Teres oleme mänginud ja seal viimast korda on tõesti. Sa oled nagu seal top 50 vennad ei ole mingi probleem, Teres. Jah, on nad top 5. See on Rocca Maarest seal pimedas. Ja, see on edu võtti, seal lihtsalt on nii pime. Ei, mitu näidet võib tuua see Davis Cupilt ju. Ja, Teres ja Tuneesia vastu ja Albosi vastu ja. No just, et sa oled seal ikka väga ja selles mõttes, et ega ei tea siin, meil on siin Šveitsiga mäng tulemas, võib-olla poisid tulevad välja, suure näljaga tulevad välja äkki. Ja sügisel on Šveitsiga mäng. Soo, vau, okei. Oled sa juba Rogeri videoid hakanud vaatama? Ega ei tea, kodumäng äkki mängib kaasa seal keegi. Ega midagi, Kalevist puu peale, ainuke variant uuesti. Ei, me mängime Šveitsiga. Šveitsis, Zürichis on mäng. No, nõuame, et puu peale oleks. või kuskil künka peal äkki. Me mängime künkast alla ja... No mina mäletan nüüd niisugust Davis Cupi lugu. Me kunagi ostsime neid tartaani kattega, rullikattega katet Saaremaale ja siis Ari Nepi ütles, et
kuule, ole hea, laena seda katet, me mängime Kadriorus Davis Cupi selle peale ära. Ma ütlesin, et Harri, et seda ei saa vaiba peale panna, et see on kumm, et seda ei saa vaiba peale panna. Harri, et see on väga hea. Siis ta installis selle ära, ma ütlesin, et pane see palun nii pidi, et ühelt poolt on see kate kulunud, teiselt poolt on see kate okei. Ma läksin kohale, vaatasin, kate oli valet pidi pandud, vana pool oli üleval pool, ma ütlesin, Harri läks valesti. Harri ütles, ei Riho, see on õigesti, nii peabki olema. Ja siis oli see Portugaliga mäng, ma mäletan, portugalased põrgatsid palli, pall põrkas 10 senti maast üles niimoodi, tükitsid põrgatsid palli, mullid olid all selle, siis Harri ütles, see on ideaalne kate. Et kunagi mängiti niimoodi Davis Cupi. Meil olid omad... Kes ütles veel talle, et aga Harri sellel kattel ju pall ei põrka normaalselt, Harri, aga see ongi meie ainuke variant. Ja kusjuures ma ei mäleta, kes seal võitis, Vahkal või Luus või seal oli päris pullid mängud, ma täpselt ei mäleta. Ma mäletan, mängisime kunagi Egiptuse vastu, siis me mängisime sees puidu peal Kalevis, keset suve. Me mängisime minu arust Kalevi sisehallis seal, kus Kosta väljakul. Ja ma mäletan, Egiptuse vastu. Minu arust Egiptuse vennad küsisid puu peale, et kas see on mingi erijalanud vaja või mis seal üldse, kuidas see välja läheb. Seal oli palli põrke jälg oli 30-40 senti pikku. Minu arust pärast keelati ära, ei lubata enam mängida. Eesti pärast keelati ära, jah. Ei, on päriselt või? Ja. Ega nad mängisid Egiptust võitsid ja siis nad mängisid veel Norraga ka, mäletan, Vahkal võitis seda Anderseni, kes oli top 200 mängija ja minust siis pärast seda Norrakad andsid mingi protesti sisse ja siis keelati puuga. See on minu elu ainukene joonekohtuniku kogemus, kui oli Vahkal Andersen mäng. Sa juba siis mängisid? Okei, korraks, ma ei mäleta. Okei, ma mõtlesin, okei. Oota, Gunnar, sa mängid ka tennist või? Ma mängin harrastajate tasemel. Mis liiga? Riho, räägi. Ei, ma liigat ei mängi. Räägi Gunnari rankingust, Riho. Ei, Riho pole mind mängimas näingi vist. Okei. Gunnar on hea, aga ta on enamus aja kipsis siis. Mul oli kips jah aasta alguses. Ei, reaalne kips oli jalal. Tallinki tennisekeskuses murdsin, mis oli, Päksi mingi luu, mis asi see oli? See oli hüppeliigase juures kuskil mingi asi. Olin siin 6 nädalat karkudega ja... Mis sinu tips siis on? Mis liigast? Ei, mul ei ole tippsaavutusi, mul on sõpradega mängin. Tippsaavutus on see, mis see oli eelmine aasta, Riho? Mis turniir? See oli Estikate raames tehti see kuulsuste turniir. Pandi meediainimesed baaridesse. Sellel osalemine minu tippsaavutus. Said meediainimeste tiimi. Jah. Aga lähme vaikselt meie saate viimase ploki juurde ja räägime natuke asjadest, mis päriselt ka inimesi huvitab. Räägime muusikast ja kitarrimängust. Enne ma lasen siia ühe helilõigu Jürgen Zoppi Instagramist. Hiljuti positasid vahva Zoomi collaborationi või kuidas see nimetatakse. See võib-olla teile sinna arvutitesse ei jõua, aga kuulajatele küll ja korraks mängin siit ühe lõigu. Teile ka, et see oli siuke lõik, kus siis Jaak laulab ja Jürgen saadab ja Jaaku on seal 3 akent, Jürgenit 1 aken. Räägi, kuidas te salvestate neid asju või mismoodi te mussi teete? No see oli kuskil täitsa ma avastasin mingi päris palju muusikuid, keda muidu jälgin nagu või mingi lemmikgitarristid, nad hakkasid kuidagi otsima, et kuidas siis koos nagu jammida lihtsalt vaata, et hästi üks äpi nimi on lihtsalt mingi a cappella äpp, hästi lihtne kasutada, ma ei ole üldse mingi tehnoloogiline inimene. Ja ta lihtsalt salvestab läbi iPhone'i. Seal on nagu põhimõtteliselt nagu aknad nagu Zoomis. Mängid ühe akna täis, saadad sõbrale, sõber mängib järgmise akna. Ta nagu salvestab lihtsalt üksteise peale. Ja siis saab täpselt mingi timmida ühte soundi, ühte kõrva, teise kõrva ja siis nagu mina me oleme kõik nagu harrastajad, aga täitsa tore on niimoodi nokitseda nädalavahetusel näiteks ja mingite lugude kallal või niisama mängida. Et niimoodi tuli sellest. Palju teil neid salvestisi kokku on? Üles olete pandud kuskil 2 tükki? Ma ei tea ka. Millal esimene plaat ilmub? Oma lugusid hakkame kirjutama, ei saa ju teiste lugusid. No täpselt, jah. Ei, siin ongi ole. Ma ei tea, siin mingi mõned on, mis me oleme siin vaikselt mänginud, aga oma lõbuks ja kõik see ongi lihtsalt oma lõbuks sellest. No esimest korda me tutvustasime kitarrimängijat Jürgenit avalikkusele eelmise aasta Matšpalli saates. Pärast seda on Jürgen jõudnud veel laiemate auditooriumiteni, käis Rock FM'is lausa mängimas otse eetris, et
räägi sellest kogemusest, kuidas nad sind leidsid? Nad vist võtsid tenniseliidu kaudu ühendust kuidagi, et ma ei tea, kas ma olin kuskil intervjuus maininud, et ma ei tea, natukene pusin kitra siin või kuulan rockmuusikat ja siis siis nad tegid väikse intervjuu ja siis mul oli oma kidra kaasas, neil oli seal võim ja siis ma ei tea, mängisin seal natuke mingit AC/DC riffi, aga ma pean siinkohal mainima, et Jaak on ikkagi must oluliselt eespool, et Jaak on nagu siuke... Aitäh! Jaak sunnib meil, hommikuti me teeme mingit, on niisugune äpp, et kus saad nagu kitarri kaela noote õppida, et siis saadame üksteisele tulemuse ja Jaak nagu selles mõttes on sundinud mind mingit bluusikursust võtma, aga ütleme, ma ei tea, kas mul veel avalikkuse eest kannatab mängida, aga Jaak, ma olen näinud, mängib juba päris hästi. Mis sa Jaak ütled oma õpilase kohta, kuidas ta arenenud on? Ei, ma arvan, nüüd on nagu, vaata, treenimisega peab olema nagu mingi sükksed kindlamad nagu mingid eesmärgid või asjad, et miks sa nagu midagi teed. Et tegelikult, kusjuures ma mõtlen, et nagu mul kitarri mängimisega oleks nagu kitarri võinud õppida varem, ma arvan, tennises ka paremini läinud, vaata, et mingi hetk, kui sa tennist mängid, sul on nagu tase on käes ja treenimine annab nagu, see on nii märkamatu, vaata, ma arvan, üks tunneb samamoodi, on ju, nagu, et midagi nagu drastiliselt parandada tennises nagu mingi Jürksi tasemel on ju, või mingi pole 18, et see läheb nii aeglaselt ja mingi hetk nagu sa tunnedki nagu, et see treenimise asjad nagu teed trenni, aga et kas tegelikult see üldse muudab midagi, sest seda on nii vähe märgatav ja sellepärast ka ja tegelikult hakkad mingit muud asja õppima, kui ma hakkasin gitarri õppima ja kui sa nüüd ja siis sa märkad, kui suur vahe on, treenid mingi eesmärgiga, treenid, sul on mingi graafik, sa oled läbi mõelnud, miks sa midagi teed, sa keskendud, eks ole, eriti näiteks, kui suur vahe on pilli õppimisel, mul vähemalt ma märkan, kui ma nagu teen midagi niimoodi, et ma olen 100% keskendunud sinna, ma olen sinna valmistunud, ma tean, kui ma harjutan mingi metronomiga aeglaselt mingit juppi ja siis ma märkan mingi paari päevaga, kus on nagu reaalne areng toimunud. Võrreldes sellega, et ma lihtsalt näiteks võtan kidra kätte ja vaatan telekat ja mängin mingit lugu. See nagu ei anna mitte midagi juurde. Samas kui mingi pool tundi iga päev keskendunult eesmärgiga, läbimõelduna mingit asja harjutada, teeb täiesti nagu uskumatult suure vahe. Et selles see nagu ülikasulik selles suhtes, et mul oli tennisega see täiesti meelest ära läinud ja mingis mõttes oligi siuke tunne, et nagu mis selle trenni point mingi hetk on, et nagu, et mängin ikka samamoodi ja teen ikka samu vigu, ikka olen topelt hea ette mingi tähtsal hetkel. Aga et ma arvan, et selles just gitarri ja et nüüd me nagu, mul on mingid ideed, kuidas, mida ma harjutan gitarris, ma näen, et ma arenen, see annab rohkem juurde, on ju soovi rohkem harjutada, mängida, mul on mingid eesmärgid. Et samamoodi ma olen siin Jürksile, koos rääkinud midagi mängida koos laivis või mingit lugu harjutada, siis ta annab ka nagu annab mingi eesmärgi, annab mingi mõtte sellele harjutamisele, mis muidu võib tunduda suht mõttetu. Et ma arvan, see on nagu, mis meid mõlemaid on edasi nii. See on huvitav, et sa Jaak seda räägid, et mul on täpselt samasugust asja, ma kuulen nagu tennises, on ju, et endised vennad, kes on tennist mänginud, on ju, kuidas nad ei taha nagu väga tennist mängida, sest nad teavad kõike seda, mis nad on teinud, kuhu nad on jõudnud, on ju, ja neil ei toimu enam mingit suurt muutust, aga mina olen selles mõttes juba õnnelik, et mina näiteks lähen tennist mängima, siis ma kohe tunnen, et oi, kui läks paremaks, teen 2-3 trenni, juba läheb paremaks, mõnus, on ju, et ma arvan, et sul on selle gitarrimänguga sama tunne. aga sorry. Et see tennises on nagu täpselt sama asi, et kas sa mingil tasemel võidki käia seal nagu treeningtunnil ja treeningtunnil on ka vahe, et seal on, kas sa käidki niisama nagu platsi peal pikka palli löömas või konkreetselt võtad mingi asja ette, üritad nagu areneda ja siis proovid seda kuidagi monitoorida, mis nüüd toimunud on, et nagu ma arvan, seal on nagu samamoodi, et tegelikult Jaaguga käisime see minu esimest gitarri ostmas, ma arvan, üle 10 aasta tagasi Stanford Musicust ja siis ta nagu, ma ei tea, ma õppisin mingid lihtsamad akordid, nii-öelda enam-vähem ära, mitte hästi. Põhimõtteliselt jah, ma võin öelda, et mul oli 10 aastat gitarr olnud, aga ma nagu, ütleme, nüüd on tulnud mingi väike nõks edasi, kuna ma olen nagu üritanud teadlikumalt ja sama on nagu tennisega, et sa võid seal nagu päevast päeva platsil käia, et hästi palju nagu paralleele leiab sellega. Jaak, kuidas sina avastasid gitarrimängu enda jaoks? Jürk siin ütles, et 10 aastat tagasi käisite gitara ostmas, aga millal sul pihta hakkas see? Ma vist hakkasin mingi hetk hakkasin kuulama heavy metalit ja siis see on nagu esimene muusika, mis mul nagu tõesti
tõesti meeldis, ma mäletan mingid algsed mingi Metallica plaadid ja asjad ja ma mõtlesin, et kui ainult saaks seda mingit riffi mängida, tead, nagu mingi elektrikitarri, seda home muted, ma mõtlesin, see on nagu, see peab olema megatunne. Ja see oli nagu see, mis mind siis mõtlesin, et sellepärast ma hakkasin õppima. Ja siis ma olin ülikoolis osas ja siis alguses nagu mingi aastaga, ma arvan, oli suht palju õppisin, mingi lihtsamad lood mängisin ära, aga siis samamoodi tuli siuke pikk, hakkasin õigust õppima ja hakkasin tööle, siis siuke pikk paus, et nagu, vahest mängisid ka kitarrilausid mingit lugu ja Riho mängis samamoodi. Keegi pole sind õpetanud kunagi või? Kunagi alguses oli mingi klass oli, mingi algkitarri, aga põhimõtteliselt ise õppinud sellest. Jaak ikkagi sai nagu kidra enne ja siis ta ütles, et kuule davai, et oota ka, et siis Jaagul, kui me käisime ostmas, siis Jaagul oli juba vist olemas, on ju. Sul oli see must. Jah. Ja siis, aga jah. Aga sa Jaak, sa mängidki elektrikidra rohkem või? Ma nüüd mängin rohkem elektrikidra selles suhtes, et ma arvan pigem ongi, mis kõige nagu kihvtim, mis mulle meeldib, on ikkagi nagu teiste inimestega live muusikat teha. See on ikkagi niivõrd nagu siuke oma või ainupärane, ma ei oska eesti keelt, sorry, whatever. Point on see, et see on nagu väga eriline kogemus üldse kuidagi kellegi koos nagu ja eriti ka improviseerida, nagu sa koos mängid, sa pead kuulama, sa mängid mingid akorde, mingid meloodiaid, soolod vaiksemalt, kõvemini ja siis kui see asi nagu kokku klapib, see on nagu nii kihvt tunne. Ja niikuinii mul alati on meeldib ka esineda või nagu selles suhtes, et siis ma nüüd ka mingi laulan vahest bluusipaaris. See lihtsalt on, et kogu see live muusika asi on see, mis nagu annab selle asjale pointi, sest see elamus on minu jaoks nagu nii tugev. Ma naudin seda nii väga ja siis sellepärast ma viitsin paremaks minna, paremini õppida, rohkem uurida, kuidas muusikateooria kohta, mis asjade kohta, et see on nagu nii kihvt elamus. See on nagu minu põhiasi praegu. Aga räägi, Jaak, sa elad põhimõtteliselt maailma nabas, et Londonist käivad kõik suuremad tuurid läbi. Millistel kontsertitel sa oled käinud? Jürksil just käisimegi, jah. Käisime Bon Jovit kuulamas, väga lahe oli suvel. Jürksil lemmiki. Kusjuures Jürksiks rääkida, ma ei tea lõpuni, aga Jürksil on entsüklopeediline teadmine nagu mingi rockmuusikast ja mingit artistidest, nii et see on Jürksil täis ekspert selles valdkonnas. Ja me käisime paar päeva enne minu Wimbledoni kvali käisime, Bon Jovi kontserdil Wembley staadionil. Väga äge. Aga veel bände, Jaak, mida sa näinud oled? Tead, ma nagu eriti kuidagi ei ole suur planeerija ja ma pigem käin kuulamas nädalavahetustel mingites väikestes bluusid, baarides, jammides, small venues, et igasugused kohalikud esinejad, et ma ei jälgi või ma ei ole nagu mingid suurte bändide jälgija, et pigem nagu kui mingid sõbrad on, et koos lähen, aga et pigem nagu ükskõik mis live muusika mulle meeldib, parem lähen kuulan. Nädalavahetusel tüksid on hästi palju. Kuulge, olgu, me mehed täname teid väga, et saite sellel keerulisel ajal meiega ühendusse ja vist tegime saate rekordi ka, 1:13 näitab juba see kellameeter, et loodan, Jürgen, et varsti piirid siis lahti lähevad ja lõpuks mängima saad. Ja no väga loodan, et mingi otsus pidi maikuus tulema, aga veel juuli osas ise oma peas veel ei eelita lootusi, aga ehk. Kõik nähtama see, et sul on tekkinud mängunälg. Jah, seda küll. Ja Jaak, sulle need piiride lahti minemised vist väga ei mõjuta, et sa oma tööd saad ikka edasi teha? Nojah, õnneks mul on vedanud, et ma saan töötan kodust, aga võiks tahaks külladele varsti kõigile tulla Eestisse, nii et loodetavasti... Tule Estikaid mängima suvel. Kus kohal, virtuaalselt või? Jah. Aga thanks, et kutsusid. Selge, aitäh kuulajatele ka, et kuulasite ja kellelgi mingeid kommentaare, küsimusi või soovitusi on, siis tennis@delfi.ee on see aadress, kuhu need läkitada. Olge terved ja mängige tennist. Aitäh! Tennise podcasti Matchpall toob teieni Tallink.